Nagu teada, on meil tegu saksa kooliga. Sellega kaasnevad ka paljud saksakeelsed üritused. Üheks populaarsemaks nii Tallinna Saksa Gümnaasiumis kui ka mujal Euroopas on 10. ja 11. mõeldud väitluskonkurss Jugend debatiert international, mille koolivoor meie aulas 7. märtsil juba 10. korda aset leidis. Sellel korral debateeriti küsimuse üle, kas Eesti koolides peaks sponsorlus olema lubatud. Koolivooru 2 debatti olid pingelised, aga tulemuslikud. Edasi pääsesid debateerijate seast 10. A. Alika Jeržovski, Maris Kortel, Kadri Müürsepp, Aleksander Tuuling, Liisbeth Pirn ja Edvard Toonela, kes meie kooliga peatselt toimuvas Eesti poolfinaalis esindavad. Inimesed, ilusat kolmapäeva teile kõigile. Meil on selline tore traditsioon, et kuu parimaid sportlaseid tunnustame. Ja kuna me sel kuul enam suuri sündmusi ei ole, siis tahaksime üle anda Tallinna Saksa Gümnaasiumi 2017. aasta veebruarikuu parim sportlane noormeeste kategoorias. Karl Kattel! Ja teeme palun suure aplausi Tallinna Saksa Gümnaasiumi 2017. aasta veebruarikuu parim sportlane neitude arvestuses. Tema vist saab juba mitmendat korda selle auhinna. Mirjam Kaster. Märtsikuu oli meie kooli õpilaste jaoks ka spordis edukas. Alustame korvpallist. TSG põhikooli korvpallivõistkond, kus mängivad õpilased 7.–9. klassini, saavutas Tallinnas 3. koha. 15. märtsil toimus Mustamäe linnaosa koolide 4. klasside tütarlaste rahvastepalli finaalturniir, kus TSG tütarlapsed saavutasid tubli 3. koha. Ning mõned head uudised talvespordialadelt. 7. ja 8. märtsil toimusid Nõmme spordikeskuses Tallinna koolinoorte suusatamise meistrivõistlused, kus meie kooli õpilased esinesid väga edukalt. TSG põhikooli tüdrukud krooniti koolinoorte meistriks. Põhikooli poeglaste ning gümnaasiumineidude võistkond saavutas 2. koha. Individuaaldistantsidel võitsid 1. koha Hedvig Talvik, Markus Faster ja Anneliis Viilukas. Kelly Sildaru rõõmustas meid kõiki oma suurepäraste tulemustega taaskord, kui tuli Šveitsis rennisõidu juunioride maailmameistriks. Soovime kõigile tublidele sportlastele palju õnne! 24. märtsil toimusid meie koolis avatud ustepäevad. Võimalik oli tutvuda nii kooli kui ka meie kooli õpilastega. Kooliperega tulid tutvust tegema umbes 150 õpilast. Avatud ustepäevad avas meie kooli direktor Kaarel Rundu. Õpilastelt küsiti, miks nad just meie kooli valisid. Vastuseid oli palju, kuid välja toodi keelte ja sportimisvõimalused, koolipere sõbralikkus ja keskkonda väärtustav mõtlemine. Avatud ustepäeva külastajad andsid üritusele hindeks 4,4/5. Tere! Oleme praegu Tallinna Saksa Gümnaasiumi avatud ustepäeval, kus aulast on kohe saabumas õpilased, kus koolidirektor härra Kaarel Rundu tutvustas meie kooli võimalusi ja õppekava. Kohe on algamas uutele õpilastele kooli peal ka ringkäik ja selleks oleme lühiintervjuule kutsunud Sigridi, kes on ühe grupi juht. Aitäh Silvia kutsumast! Aulas just jagati kõik potentsiaalsed õpilased gruppidesse, kus igal grupil on 2 giidi, kes siis näitavad õpilastele koolimaja peal erinevaid punkte. Üheks punktiks on näiteks jõusaal, kus tutvustatakse meie kooli sportimisvõimalusi. Siis on näiteks 4. korrusel klassid 408 ja 410, kus siis vastavalt tehakse bioloogiakatseid ja keemiakatseid. Siis arvutiklassis mängitakse nendega kooliteemalist Kahooti. Ja bändikas tutvustavad Ats ja Gert meie kooli muusikalisi võimalusi. Ja peale seda liiguvad nad katsetele. Selge, aitäh! Märts oli eriline ka selle poolest, et nagu juba kombeks on saanud,
Toimus ka sel aastal emakeele nädala raames palju erinevaid ja huvitavaid üritusi. Nädala alguses külastas meie kooli laste ja noorte kirjanikuna tuntud Aidi Vallik. Nädala teises pooles külastas meie kooli meie vilistlane ning ajakirjanik Mariann Männi, kes suure kire ja lõõmaga jutustas oma tööst. Reede hommikut alustas luulehommikuga 10. A-klass ning päeva ja emakeele nädala võttis kokku lõbusalt mäng Meie armastame eesti keelt, kus omavahel võistlesid 2 gümnaasiumi segavõistkonda. 9 Tallinna Saksa Gümnaasiumi 3D printeri poolt valminud esemeks on nimelt loogika ning planeerimismäng, mis erinevates värvides tänu meie kooli matemaatika- ja füüsikaõpetaja härra Reischlile ilmavalgust on näinud. Otsustasime erinevate õpetajate, õpilasesinduse ning uudistetoimetuse esindajatega viia antud mängudega läbi väiksemat sorti lõbusa kui ka pingelise võistluse, et selgitada välja, kes oleks neist võimeline seda kõige kiiremini lahendama. Kolmandale kohale jõudis Gert Gregor Källo, teisele kohale härra Niklevski ning esimesele härra Bühler-Haussmann, kelle ajaks oli vaid 25,4 sekundit. Mõtete kast on meie kooli uus ideede kogumispank. Oled sa õpilane või õpetaja, tahad koolipilti paremaks ja huvitavamaks muuta ning sul on mõni hea mõte või hoopis mure, siis pane see kirja ning pista kasti. Mõtete kast on all esimesel korrusel valvuri juures. Kast on meie poolt varustatud paberiga ning endal on vaja vaid kirjutusvahendit. Tule ja pane oma mõtted kirja. TSG loodus- ja reaalainete õppetool kuulutab välja fotokonkurssi Märka märkamatut, mis toimub 3 vanuserühmas. Võistlusele võib iga osaleja esitada vaid ühe foto. Tööde esitamise aeg on 10.–21. aprillini. Selle ajal saab 17.–21. aprillini toimuma loodusainete nädal. Reedel 21. aprillil toimub juba 6. korda humoreskide ja följetonilaadsete tekstide esitamise konkurss Keelepaelad, mille patrooniks ning žürii esimeheks on näitleja Jaan Uuspõld. Etteaste pikkus on 3–7 minutit. Kasutada võib heli- ja videokujundust ning butafooriat. Viimane võimalus registreerida on täna, 10. aprillil. Ning kuna aprill on muidugi naljakuu, ei saa me välja jätta viimaste osade filmimisega kaasnenud saate vigu. Nautigem! Korrusteli, mille eesmärgiks on mõjuda ehk veksetena. Nimelt, kes siiski võitis stiilinädala? Ning teada, lähme uuesti. Seega, kui tahad selle... Mis TSG Music Week endast üldse kujutab? TSG Music Week on samasugune ainenädal nagu kõik teised. 6.–10. veebruar Iga päev on hommikust õhtuni. TSG-s. Tule sina ka. Tehakse erinevaid bioloogilisi katseid. Otsus, mil teksti on aga see, et jõulukapslid